Nii kandida kui ka põletiku vaates suhkur on alati kahjulik, sõltumata sellest, millisest allikast see tuleb. Mida rohkem ja mida sagedamini teie veresuhkur tõuseb, seda kiiremini te vananete. Kohv ilma piimata näiteks tõstab ainult 0,3 peale või 0,5 võrra, aga kohv piimaga tõstab juba 2 võrra. Kas teil on vaja seda tõusu? Ja ainult selle piima maitse pärast ei ole vaja valku ja rasva ja kiudaineid ja alles lõpus sööte süsiveisikuid kohe, kui restoranis kohvikus olete. Teile tuuakse leiba, siia meil maja leib, palun sööge ja siis veel endale ja lapsele mahla. Tegelikult see on kõige halvem asi, mida üldse võib ette kujutada. Klaasis sa jood 5-7 apelsini võrra suhkruvett. Ja sama on selle õunamahnaga. peale pole mõelnud. Ikkagi, et ma nüüd aru saaksin, et meil kõigil on see pärmseen organismis olemas, on ju. Nii. Aga ma pean siis seda kuidagi ohjama, et ta ei hakkaks minu tervisele liiga tegema. Kas see on õige? Just. Aga mis hetkel see pärmseen muutub siis selliseks, et me peaksime tema vastu võitlema? Just. See on kõige olulisem küsimus. Aitäh, et sa meid kuulad ja vaatad, see on podcast Rokkides 100 ja meie oleme Kaidi ja Britt. Ühel päeval hakkas Britt mulle rääkima, et me peame tegema episoodi pärmseenest. Miks me peaksime tegema terve episoodi pärmseenest, ei tundunud, et seal on nagu piisavalt materjali, aga Britt, sa põhjendasid selle mulle väga ilusti ära, räägi, miks me peame tegema episoodi pärmseenest? Viimasel ajal minu kõrvu on jõudnud väga palju juttu pärmseenest. Ja just selles võtmes, et see on kuidagi meile ohtlik, see tekitab meile väga palju vaevusi. Naistele ta tekitab väga palju perimenopausi sümptomeid nagu ajuudu ja väsimus ja kõikvõimalikud kaalutõusud ja nii edasi. Ja samuti ma olen aru saanud, et sellega võideldes see on üks väga pikk protsess ja see on väga keeruline ja sellepärast ma tahtsingi teada, et mida ütleb siis selle kohta ennetusmeditsiini arst ja inimene, kes on arstiharidusega ja tegeleb selle teemaga igapäevaselt, et mida tema ütleb selle kohta, et kuidas ikkagi lood on pärmseenega meie organismis. Ja selleks istubki täna jälle meie vastas Eesti tuntuim ennetusmeditsiini doktor Sergei Saadi ja Sergei on siis välja andnud veresuhkru ohtlikud saladused raamatu, tal on kaasaegsed teadmised biohäkkimise ja pikaealisuse tehnoloogiate valdkonnas ja ta on pühendunud loomulikult tervisega seotud teemadele, mis aitavad pikendada täisväärtuslikku ja tervet elu ning säilitada energiat paljudeks aastateks. Suur rõõm teid siin jälle näha, doktor Saadi. Aitäh kutsumast. Rääkige kõigepealt, mis see pärmseen on? Kõik bakterid ja mittebakterid ja ka seened ja algloomad täidavad oma rolli meie kehas. Et kui me arvame, et meie sees elavad ainult head bakterid, siis sugugi mitte. On ka meil algloomi ja see arvatakse, et ka näiteks Helicobacter pylori, mida ravitakse alati välja, et see elab paljudel lihtsalt oma elu, rahulikult ei paljune ja ka võtab seal oma koha. Ja sama lugu on ka kandidaga. Kandida või siis pärmseene liike on tegelikult meie kehas väga palju ja need toodavad erinevaid aineid, sealhulgas põletikuvastaseid, mis aitavad meie kehal normaalselt täisväärtuslikult funktsioneerida. Vähesed inimesed teavad sellest, et pärmseen on tegelikult meie keha jaoks ülioluline. Näiteks on neid uuringud tehtud, mis räägivad sellest, et kui loomadel hävitada pärmseeni mikrobiomi, siis see loom sureb ära. Sest pärmseened tagavad soole terviklikku sellist funktsioneerimist ja ennetavad lekkiva soole sündroomi. See on küll uudis. Ja muidu arvatakse, et pärmseen alati põhjustab lekkiva soole sündroomi. Ja pärmseen vastutab meie meeleolu eest või mitte ainult see, aga koos mõjus teiste soolebakteritega. Lisaks siis immuunsüsteem, neuroloogilised igasugused iseärasused on ka uuritud pärmseene mõju dementsusele. Kui pärmseen ei ole meie kehas, siis dementsus areneb kiiremini. On ka uuringuid, mis räägivad sellest, et pärmseen võib ka kiirendada dementsust, nii et see asi peab olema tasakaalus. Et see pärmseen on siis hea? See on hea.
see on hea. Aga on ka halba ju. On ka halb, aga siin ka tuleb alati mõelda selle peale, et meie keha on niivõrd tark. Kui me praegu kasutame näiteks antibiootikume, mis ei ole looduse poolt mõeldud kasutamiseks, siis on küll, siis võib küll pärmseen muutuda halvaks ja selliseks kahjulikuks. Aga looduslikes tingimustes, kui näiteks me võtame, no ma ei tea, 300 aastat tagasi või 1000 aastat tagasi, kus kui inimene elas veel ja kui tal mingil põhjusel naisel näiteks võis tekkida pärmseen, see pigem oli heaks. See oli hea märk sellest, et keha pidi näiteks tuppe mikrobioom ajutiselt muutus näiteks põletikuliseks. Sinna keha algul pani pärmseeni valmistas selle limaskeste selleks, et sinna pärast hakkaksid kogunema head bakterid. Pärmseen toodab ka aineid, mis tegelikult on ka prebiootilise toimega, siis võivad soodustada heade bakterite kasvu. Aga no kuna mul endal on see tuppe pärmseen noorem on olnud, on ju paar korda, et siis on ikkagi, see on ju lähed arsti ja arst kirjutab sulle kohe ju mingid need küünlad või asjad on ju, mis sa pead endale sisse toppima, et sellest võimalikult kiiresti lahti saada. No peale selle, et on ebameeldiv. Looduslikud, et kõik need looduslikud ahelad on meie praegu kaasaegse inimese kehas on kuidagi nagu sassi ajatud ravimitega, elukeskkonnaga ja nii edasi. Ja tõesti praegu inimesel, kui tal tekib pärmseene nakkus, kas lihtsalt ühes paikmes või üle kogu keha eriti on siis keeruline ja raskesti ravitav, seda pigem ravitakse, sest arvatakse, et immuunsüsteem lihtsalt ei saa sellega hakkama. Muidu see oleks üks loomulik mehhanism, kuidas keha ennast kaitseb selleks, et selle limaskestaga veel midagi halvemat ei juhtuks. Et sinna ei tuleks ka keegi väljast poolt ja ei hakkaks seal ka tegutsema, et seda hävitada, et teid mitte nakatada, sest pärmseen kaitseb, teie oma pärmseen kaitseb teid väljast poolt tulevate mikroobide eest. See on teie oma, see on teie bakter, mis on harjunud teie sisikonnaga. Aga mis hetkel see pärmseen muutub siis selliseks, et me peaksime tema vastu võitlema? Just, see on kõige olulisem küsimus. Seda mõjutab kogu meie elu lapsepõlvest saadik. Ja arvatakse, et imikueas, eriti kuni 6. või siis kuni 3. eluaastani saadud antibiootikumid mõjutavad seda, sest alates 3. eluaastast inimesel umbes samasugune mikrobioom edaspidi soolestikus ja ka nahal ja limaskestadel. Ja mida rohkem see laps kõrvapõletik, kusuteede põletik, kopsupõletik vastu saanud antibiootikume, seda vähem on mikrobiomil võimalusi või potentsiaali ennast taastada. Ja alati leidub keegi, kes kasvab ja taastub kiiremini selles mikrobiomis ja see ongi kandida. Ehk see halb pärmseen. Ja see halb, no ta nagu hea üldiselt, aga ta on ainuke, kes suudab sellistes tingimustes pärast antibiootikumi, kõik on ära hävitatud ja aastaks umbes sellest antibiootikumist toimub mikrobiomi taastumine. Tema on ainuke, mis on võimaline kohe seal tegutsema hakata, sest mitte kedagi ei ole. Aga see on teie enda pärmseen, ma ei räägi sellest, et ei ole vaja seda ravida. Lihtsalt seni, kuni see ei põhjusta sümptomeid, see üldiselt ei pruugi vajada ravida. Meil on varem olnud siin ühes varasemas episoodis, kus me rääkisime mikrobiomist ja soolestikust kui meie teisest ajust ja seal ütles Katrin Merisalu, et antibiootikumid ongi nagu tuumapomm, et tema ei sihi ainult neid halbu baktereid, vaid ta tuleb ja lööb platsi puhtaks, aga miks neid siis nii kergekäeliselt välja kirjutatakse ja lastel eriti ka ju? On küll sellised valikulised antibiootikumid, mis näiteks peaaegu ei imendu ja mida kasutatakse näiteks ainult soole puhastamiseks, soole mikrobiomi puhastamiseks, näiteks enne operatsioone soolestikul, et soolestik oleks puhas. Aga just, et kindla bakteri vastu kahjuks ei ole meil, neid nimetatakse bakteriofaagideks, sellised erilised ained, mis ei ole antibiootikumidega just
peaksid olema suunatud. Aga see vajab uuringut, et kas sul ikkagi see bakter põhjustas selle kõrvapõletiku või kopsupõletiku. See võtab aega seni, kuni labor selle ära teeb nädalaga. Aga see inimene võib juba ära surra selle ajal, kui näiteks tegemist on mingisuguse kiiresti areneva haigusega. Aga kindlasti praegu antibiootikumide kasutamine ei ole sellel tasemel, sellel tasandil, mis võiks ideaalis olla, seda me teame. Kindlasti tulevikus, ma ei tea, mitukümne aasta pärast on spetsiifilisemaid antibiootikume. Aga meil praegu muid variante ei ole. Muidugi on ka näiteks taimseid vahendeid, mis imiteerivad antibiootikume. No me praegu teame, et miski oreganoõli või tümjan, berberiin või küüslaugu kas need ikka aitavad, kui on mingi siuke tõsisem asi? Ja ei, muidugi, kui rääkida tõesti tõsistest põletikest vähetõenäoliselt, aga päris palju ravimeid on saadud ikkagi taimedest, aga lihtsalt neid on hästi kontsentreeritud ja keemiliselt sünteesitud. Aga kergekujulist põletike korral, eks me kõik oleme kasutanud rahvameditsiini vahendeid ja varem muidugi kasutatigi ainult seda. Ma ei kutsu üles, et kõik peavad seda praegu kasutama. Selleks peavad olema ka näidustused ja kui mingid põletiku näitajad on üle teatud piiri, siis suure tõenäosusega see inimene vajab süsteemset ravi ja siis sukaotsa antibiootikumiga. Aga sageli ka ei pöörata tähelepanu sellele, kui suurt kahju seda me tekitame sellega, sest me ei häiri ainult soolestiku mikrobiomi, me häirime kõikide limaskestade, kõikide naha, ma ei tea, kõrvade, silmade mikrobiomi, sest antibiootikum jõuab igale poole, veresoonid ju meil igal pool. Me ei valmista inimest antibiootikumide võtmiseks, ega pärast ei reguleeri seda, kuidas ta sellest ravist välja tuleb. Maksimaalselt me võime soovitada näist probiootikumid antibiootikumide võtmise ajal ja siis pärast seda. Aga me teame, et see natuke aitab, aga mitte kõigil. Ja sest need antibiootikumid ei püsi meie seedetraktis, no erinevatel uuringutel 1-5 päeva võivad need kapslites antibiootikumid seal olla, aga lihtsalt pärast lahkuvad. Ja mis alles jääb? Alles jääb see, mis jäi alles. Pärmseened, mingisugused, no ma ei tea, algloomad, mis ei allu antibiootikumravile. Ja muidugi, mida keha teeb, ta kaitseb olemas olevat, ta üritab seda kasvatada, mis on olemas, et kaitsta, et midagi muud väljaspoolt ei tule ja see ongi meie ülesanne ette valmistada keha, et oleks nii enne juba midagi nagu rohkem, ehk siis anda prebiotilisi aineid rohkem, rahustada seda inimest, ehk siis stimuleerida tema uitnärvi, vagusnärvi, et siis taas laulda, palvetada, viibida rohkem õues, katse rohkem viibida looduse rüppes, et nende bakterite liikide nimekiri oleks palju laiem, et ei oleks võimalik ühe hooga kõik ära tapab. Kas see võib ka aidata siis, et kui ma kogu aeg tarbin neid fermenteeritud ja või prebiotilisi toite on ju, et siis ma ka nagu valmistan oma organismi ette, et mul on juba piisavalt neid häid baktereid seal fermenteeritud toidust, kui mul peaks tulema mingisugune tõbi, kus mul on vaja antibiootikume. Noh, mina nii lihti inimesena kuulen ja mõtlen, kas nii võiks olla. Kindlasti. Toitumine on üks peamine viis, kuidas võib nii pärmseene tekkimist või sellist liigkasvu, ütleme nii ennetada, et seal kõik oleks tasakaalus, aga ka me muudest haigustest räägime. Me räägime ka depressioonist, me räägime ka Alzheimeri tõvest, no muudest meeleolulangusest, meeleoluhäiretest ka muidugi. Me räägime ka enneaegsest vananemisest ja südame-veresoonkonna haigustest, sest kõik need haigused on soolest seotud. Nii et hapukapsas, hapukurgid, hapukapsamahl, hapukurgimahl, kimchi, igasugused muud fermenteeritud piimatooted ja muud fermenteeritud köögiviljad on ainult teretulnud. Aga mitte ainult see. Õues viibimine, trenn ja kõik muu. See kõik on umbes samal tasemel oma mõju poolt soolestikule. Et kui me trenni ei tee, siis meie soolestik ka kannatab, et teaksid. Sest trenni käigus meie lihased toodavad müokiine ja müokiinid on sellised erilised ained põletiku vastase toimega, mis ja meie soolestikus soodustavad selle barjääri säilitamist. Kui on istuv töö, nii, kas siis peaks tegema mingeid liikumise nii-öelda ampse vahel, et tõused vahepeal püsti, kas see jalutamine, kui ma lähen õhtul kõndima, kas sellest siis piisab? Kas see on trenn? Ja, sinu soolestik tahab igal juhul, et sa liiguksid ja kõik üle kogu keha sinu bakterid ka seda tahavad, sest nemad tahavad ka, et sa higistaksid. Millal sa viimati higistanud oled?
võib-olla saunas, võib-olla trenni tehas, aga on ka inimesi, kes on kuid ei ole higistanud. No võib-olla, kui teisele korrusele minnes oma ülekaalu tõttu nad on higistanud. Ja muidugi oleks hea tõesti ei oska öelda, mis aja tagant seda teha, aga kindlasti püsti tõusta ja õue minna või siis lihtsalt aken lahti teha, sest meie mikroobid üle kogu keha tahavad ka päikest saada, ka isegi siis, kui päikest ei ole. Meie näljatunne ei sõltu ainult sellest, mida ja kui palju me oleme söönud. Meie näljatunne sõltub sellest, mida meie mikroobid sellest arvavad. Et kui meil on mikroobid, mis rohkem tarbivad ja söövad suhkrut ja süsivesikuid, siis me tahamegi rohkem süsivesikuid, nii et mida sa teed, kui me praegu näiteks ära lõpetame, sa lähed ja võtad oma kapist mingi kommi, sest sinu mikroobid tahavad midagi süüa. Kui sul on mikroobid, mida sa oled ära harjutanud niimoodi, et nad söövadki ainult liha, kala ja rasva ja sellised kasulikke kiudaineid, siis sul ei teki sellist vajadust. Nendel mikroobidel on ka soodne mõju sinu tervisele sinu käitumisele. Kas see siis vastab tõele, et kui pärmseen on hakanud vohama meie kehas, mis iganes põhjusel, ja pärmseen toitub ju ka suhkrust ja eks ju teraviljast ja gluteenist ja kõikest nendest headest asjadest. Kas see siis tähendab seda, et me ei peagi sellega selliselt tegelema, vaid peaksime teda nii-öelda siis toitainetest näljutama või mida selle pärmseenega teha, mis meie kehas vohab? Et ühesõnaga ikkagi, et ma nüüd aru saaksin, et meil kõigil on see pärmseen organismis olemas, on ju, nii. Aga ma pean siis seda kuidagi ohjama, et ta ei hakkaks minu tervisele liiga tegema, kas see on õige? Just. Või kuidas ta teeb siis tervisele liiga just? Jaa, see on väga hea küsimus ja see on taas väga personaalne lähenemine. Me kõik oleme harjunud sellega, et kui midagi kuskil ilmub, tekib, me kohe peame ravima, kohe mingi tableti kreemi peale, aga sõltumata sellest, et ühesõnaga see ravi algoritmi šabloon on ühesugune, nii sulle kui ka mulle. Pärmseen, see on mikrobiomi osa ja seal peab olema tasakaal. Ja kui see tasakaal on korrast ära, siis üks osa hakkab rohkem kasvama. Meie ülesanne mitte seda üle kasvavat osa ära tappa, vaid anda ülejäänule toitu, et ta ületaks seda piiri, kus ta ei saa seda kasvama hakanud, nagu pärmseen peab seda natuke pärssima, tahaplaanile lükkama. Seda ei tehta. Me kipume ära hävitame selle, mis hakkas kasvama. Aga evolutsioonilise bioloogia on ka selline bioloogia valdkond olemas. Kõige mõjuvam efekt siin oleks kogu aeg toita seda, mis on pärssiva mõjugas. Võib-olla olekski kõige mõistlikum selleks, et ülekasvu mitte põhjustada, anda oma kehale nii palju toetavaid meetmeid või rakendada nii palju toetavaid meetmeid ja anda näiteks seda sama toitu ja liikuda ja õues viibida ja stressiga maandada, et seda ülekaalu ei tekiks just pärmseente poolt. Ja kuidas aru saada, et see hakkab muret tegema. Jah, tõesti, see võib põhjustada erinevaid sümptomeid. Erinevatel inimestel on need erinevad. Aga, ja just rääkides näiteks suhkrust, kas just see suhkur on see või süsivesik, ei ole. Mõne inimese puhul võib olla nii, et ta võib süüa väga palju suhkrut, aga tal ei ole kunagi elus pärmseenest tingitud probleeme. Ja siin võib ka olla geneetiline soodumus, siin ka võib olla hästi tugev immuunsüsteem või soolebarjäär on niivõrd tugev. Üldiselt ka nad põevad kergemini igasuguseid muid viirusnakkuseid ja bakteriaalseid nakkuseid. Neil ei teki tüsistusi näiteks, kui mõne viirusnakkuse korral tekib näiteks kopsupõletik või põskopupõletik nendel inimestel, kellel pärmseen nakkust, ütleme nii, elu jooksul tupeseent näiteks on väga vähe olnud. Neid reeglina põevad kõiki haigusi ka väga kergemas vormis. Ja see peegeldabki seda üldtervist. Ehk siis suhkruga otsest seost ei ole. Me oleme kõik erinevad inimesed, aga muidu pärmseenel võivad ka olla muud sümptomid, eks ole, mitte ainult limaskestadel, võivad olla ka naha, ilmingud, nahalööve võib olla, ka taas kõim võib olla lihtsalt kuiv nahk, no võib ka olla, no see pigem räägib üldse mikrobiomi tasakaalu häirest, mitte sellest, et just see pärmseen seda põhjustab. On ka teada, et taas pärmseene metaboliitidel on põletikuvastane toime, nii et sisulist pärmseene ülekasvust on ka oodata põletikuvastast efekti meie kehale. Oot, nüüd läks küll segast. Nüüd toome selle põletiku ka teie lauale, mis meil oli eelmises episoodis, et ühesõnaga
kui seda pärmseent on nüüd rohkem, see võib siis pärssida põletikku. Just, et põletiku vastu toimega olla. Näiteks, kui sul on kõhulahtisus, mida sul apteeker-reeglina soovitab võtta? Kõhukinnistud. No okei, aga sulle soovitatakse osta näiteks probiootikumid. Ja mis selle probiootikumi nimi on kõige sagedasem? No ei hakka reklaami tegema, aga Bulardi, Enterol. Seda ma ei tea. No sageli, nii, Enterol. Saccharomyces koos candidaga on kõige rohkem levinumad pärmseente liigid inimeste soolestikus. Nii et kui sul on seedekulglas põletik, seda ravitakse pärmseenega. Võib-olla mitte selle candidaga, aga sarnasega sellega, mis on kõige domineerivamad. Et sulle ei soovitada bifidobakteeri ega laktobakteeri või laktobakteerid võib ka need soovitada, aga just pärmseened. Ja näiteks selle Bulardi kasutatakse praegu väga laialt just selle põletiku vastas toimetõttu ja just Saccharomyces Bulardid, on ka muid Saccharomyces liike. Ka näiteks reumatoid artriidi korral, siis liigese põletike korral, psoriaasi korral, depressiooni korral, teisttüüpi diabeedi korral, haavade aeglase paranemise korral. See on väga kahe otsaga asi, et kuidas sellesse suhtuda. Aga tõesti, kui me läheme, et see asi läks kontrollist välja, siis võib juba mõelda nendele piirangutele. Me kohe jätkame jutuajamist doktor Sergei Saadiga, aga me tahame vahepeal tänada meie esimest koostööpartnerit, sest tõepoolest meil on temast nii palju abi, et need podcasti episoodid sinuni tuua ja kogu see kasulik info, kuidas siis tervena nii vaimselt kui füüsiliselt rokkida kas või 100 ja ise võtta vastutus enda elu eest. Ja me oleme Ecoshile väga-väga tänulikud. Ecosh toodab väga häid eestimaiseid toidu lisandeid ja Ecoshi kodulehelt saab koodiga 10020 osta Ecoshi tooteid siis 20% soodsamalt, aga ainult nende kodulehelt. Ja kuna meil täna on siis fookuses pärmseen, siis Brit, mis purgid sul seal on? Pärmseene toetamiseks ja selle kontrolli all hoidmiseks, et see ei läheks tasakaalust välja, on Ecoshil väga head 2 toodet, on Ecobiotic ja samuti on Zendida ja neid 2 koos tarbides, kui sul peaks seda vaja minema ja selleks tuleb pöörduda ennem spetsialistide poole, et aru saada, kas sul üldse on pärmseene vohamist või ei ole, aga et need tooted aitavad siis sul hoida seda kontrolli all ja muidugi kõike seda rakendada, mida doktor Sergei Saadi meie episoodis ka soovitab, mida korrigeerida siis oma elustiilis. Aga suhkur, nüüd juba käisin jutust läbi, suhkrut peetakse, on ju ikkagi selliseks killer number 9 on ju meie tervisele, nii öelda. Aga te mainisite, on ju, et osadel inimeselt võivad süüa palju suhkrut ja ei juhtu nagu midagi. Kas see on siis sama nagu alkoholiga, et osad võivad juua ja nad on terved ja nendega ei juhtu mitte midagi, on ju? Täpselt. See ei tähenda seda, et suhkur on hea. Lihtsalt nende keha saab sellega hakkama sellisel viisil, et nende bakterid tasakaalus mingeid häireid ei teki. Ja aga see ei tähenda, et nad peavad seda sööma. Ja need inimesed ka, mida vähem seda söövad, suhkrut, seda nende mikrobioom on tervislikum. Lihtsalt see piirläve on erinevatel inimestel erinev. Ma saame aru, et jogurt ja kohupiim on hea, aga peab olema maitsestamata. Kui sa nüüd ikkagi tahad seda nagu natukene talle anda ikkagi ka mingit maitset, kas või paneme sinna peale ema tehtud moosi, seal on ka suhkur sees, on ju. Kui palju me ikkagi võime seda suhkrut siis tarbida, et me ei seaks oma tervist väga ohtu. Pärmseene või põletiku, paneme kõik seal lauale. Selge, ja. No, sest on raske öelda taas, et kui palju just sinu kehas elav pärmseen vajab seda suhkrut, et see triggerdaks teda, et ta hakkaks kasvama, ei tea täpselt. Aga mis puudutab ka põletikku, kõige lihtsam oleks suhkrut tasakesi loobuda, näiteks, et algul austada sellest, et sa teed ja kohvi ei joo suhkruga või siis tasakesi vähendadki suhkrukogust või proovida asendada suhkruasendajatega. Me teame, et meil on erinevaid suhkruasendajaid ja ka neid, mis muuhulgas võivad ka soodustada soole põletikku, neid on näiteks sorbitool, atsasulfam G ja sukraloos, ehk siis sageli need, mida me leiame praegu fitness batoonides, valgupulbrides, nendes funktsionaalsetes jookides, mis on mõeldud just kui terviseks. Võib asendada ohutumate suhkruasendajatega, näiteks stevia, erytritool, alluloos ja monkfruit. Stevia ja erytritooli selge, et neid on kunstlikud ained.
potentsiaalselt võivad ka soole mikrobioome või seal oli hüübivusega, verehüübivusega võivad probleeme tekitada, aga väikses mõõdukas koguses mingeid probleeme ei tohiks tekkida ja siis lisaks monkfruti pulber ja alluloos. Need on kõige ohutumad, kõige kaasaegsemad, kõige kallimad kuskil. Seda kombinatsiooni osta segu, see maksab üle 30 euro kilo, aga see on ka üks stiimul vähem magusat süüa. Aga kui ma panen sinna mett või vahtrasiirupit? Ja kõik ülejäänud, neid on kõik fruktoosi allikad. Fruktoos otse, kuigi veresuhkrut ei tõsta, läheb nii-öelda otse maksa ja seal metaboliseerub, aga kõik need magusad asjad ise juba võivad sisaldada näiteks hallitust, toksiine, raskemetalle. Väikest kogust minu arvates võib tarbida, aga pigem nagu magustoit, pigem pärast sööki. Väike kogus, ma ütlen võib-olla üks teelusikas. Ja. Et ma olen juba päris ammu ise söönud mett niimoodi, et ma võtan hästi natuke, panen selle teelusika peale hästi natuke maitsen hästi kaua seda ja siis veel hästi natuke, niimoodi 5 korda hästi natuke, mingi pool millilitrit. See on teadlik söömine ja selles mõttes just suhkrust rääkides tulebki teadlikku söömist arendada, sest suhkur on stimulaator, nagu stimulant või stimulaator, suhkur on dopamiini eritamiseks üli suur trigger, nii et me alati seda tahame, aga meie ülesanne lihtsalt seda soovi asendada millegagi muu sooviga või asendada suhkruasendajaga. Nii et aga nii kandida kui ka põletiku vaates suhkur on alati kahjulik, sõltumata sellest, millisest allikast see tuleb, kas meest, roosuhkur, kokosõiasuhkur, agavisiirup, datli, pasta või mis tahes. Lõpuks on see glükoos tõstab veresuhkurt, insuliini, siis käivitub rasvalaadestumine, käivad kõik need põletikulised protsessid ja nii edasi. Ma tean, ma nägin ühte klippi, et teil tegelikult endal on see glükoosi monitor küljes, kuigi diabeeti ei ole. Seda ma soovitan paljudele ka oma patsientidele, nendele, kes arvavad, et nendel veresuhkruga on kõik korras, sest nende veresuhkru analüüsid on korras ja nendel ei ole ülekaalu, aga neil on näiteks meeleolu kõikumist, neil on uneprobleemid, neil on natuke mingit stressi kuskilt, nad ei saa aru kus, sest elu on lill ja kõik on hästi, aga nendele ka soovitan, sest 14 päeva või 10 või 14 päeva sõltuvalt sellest monitorist te näete ise, kuidas veresuhkrud kõiguvad ja kuidas need sõltuvad teie toidust, aga ka stress. Siis näiteks mul oli ka üks patsient, üks naine, kes rääkis, et temale kõige suurem see tõus oli teisel päeval just siis, kui tal tööl õiendas kellegagi, et tekkis mingi konflikt ja kuidas te magate või näiteks kuidas toidu järjekord seda mõjutab, et kas te sööte ikkagi algul valku ja rasva ja kiudaineid ja alles lõpus sööte süsiveisikuid nii nagu peaks olema või kohe, kui restoraanis kohvikus olete, teile tuuakse leiba, siia meil maja leib, palun sööge ja siis veel endale ja lapsele mahla ja vot siis see on see õige asi. Tegelikult see on kõige halvem asi, mida üldse võib ette kujutada. Ja siis te näete või näiteks kohv piimaga. Kohv ilma piimata näiteks tõstab ainult 0,3 peale või 0,5 võrra, aga kohv piimaga tõstab juba 2 võrra. Kas teil on vaja seda tõusu? Ainult selle piima maitse pärast ei ole vaja. Mida rohkem ja mida sagedamini teie veresuhkur tõuseb, seda kiiremini te vananete, sest kõrge veresuhkur alati põhjustab glükatsiooni või glükeerimist. See on selline protsess, mille käigus glükoos meie veres hakkab kahjustama kõik meie rakud, seal hulgas ka naharakke ja nahastruktuure, ka kollageeni ja elastiini. Nii et sellepärastki üks naha vananemise vastane ravi ongi süsiveisikute vaesele toitumisele üleminek. Ma toon siia vahele ühe vahva nipi, sest ma juba kuulen või ma õigemini tunnen, kuidas Kaidil paanika tõuseb ja tal on selline tunne, et ta ei saa enam midagi süüa, ta peab kõike jälgima. Mina näiteks toon enda ühe nipi, kes ma samamoodi ei söö väga suhkruid ega ammu ilma ei joo mahlasi ja lastele ma ütlen mahla kohta alati, et suhkrujook, et kui sa tahad, siis on nagu limonad, aga kodus me joome vett. Aga minul on näiteks selline nipp, et ma väga armastan jäätist. No ikka üli väga. See on ainuke magus asi, mida ma tõesti lapsest saati olen väga armastanud. Aga mida ma siis teen? Selle asemel, et süüa kodus potsikute viisi jäätist,
kuigi ma pean tunnistama, ma olen ka seda teinud. Vahel on nii kange isu, et ma olen ikka selle potsiku ära söönud. Aga normaalses olukorras, mida ma siis teen? Ma loobun kõikidest magusampsudest ja ma alati ütlen niimoodi, et ei, ma hoian selle magusa osa ainult jäätise jaoks. Ja siis ma kogun seda mõned ja päevad. Ja siis sööd korraga ära tõra. Ei, absoluutselt mitte. Ja siis ma teatud olukorras, näiteks kas siis puhkusreisil või kuskil, kus on võimalik süüa päris käsitöö Itaalia jäätist, siis ma luban endale paar pallikest. Aga üleendaja ma nii-öelda kogun seda panka, siis seda krediiti, et ma saaksin oma need 2 taevalikku pistaatsia jäätise pallikest süüa. Sa loobud nendest igasugustest ka aseainetest, eks ju, et sa sööd normaalset korralikku toitu, liha ja juurvilju ja kõike seda ja siis kogud omale neid krediite. Just. Ja siis realiseerid selle tõelise pärliga. Ja sa kasutad ainult toitumist siin, aga siin võib kasutada ka näiteks trenni. Et sa valmistad ennast trenniga või kehalise aktiivsusega selleks, et sa mingi aeg näiteks sööd natuke rohkem süsivesikuid või sa hakkad paremini magama, sa lähed iga õhtu 1 tund varem magama, sest sa tead, et sul on plaanis puhkus ajal sa saad endale rohkem lubada. Mida rohkem on sinu keha kosunud, mida oled sa aktiivsem olnud enne puhkust, mida vähem süsivesikuid sa oled söönud, no seda sisulist paremini sa oled oma keha puhkuseks ette valmistanud. Selge, et kui sa sõidad puhkusele, seal on ka päike ka vähendab glükoosi taset veres. Infrapunavalgus, eriti see hommikune ja õhtune, kui me vaatame, et see oranži punast värvi, see hommikune päike ja õhtune, see vähendab veresuhkrut 15% umbes veres või 20%. Ja see on väga hea mõte, ma korraks veel siit ütlen, kuna see puhkusele ainult, ma seda teen ka lisaks magamine ja liikumine. Ja ma väga tahaksin tõesti kõva häälega selle siin ka kõigile välja öelda. Just see sama, et kasutage puhkust selleks, et tarbida väärtuslikke asju. Et ma olen aastaid maadelnud ka selle mõttega ja olen paljudele inimestele nõu andnud, eriti kes lähevad lõunamaadesse ja kas Lõuna-Euroopasse, kus on rikkalikult maitserohelist aasta läbi saada. Parimaid juur- ja köögivilju ja ka väärtuslikke puuvilju, mida natukene, eks ju, tarbida, mis on päiksekäes kasvanud, et sööge nagu päris toitu. Et minu meelest see on nagu puhkus, et sa lähed ja sa sööd seda tõesti päiksekäes küpsenud vilju, sa sööd seda värsket kala, mis sealt saab. Miks küll inimesed lähevad puhkusreisile ja siis nad joovad palju veini. Ja pitsat söövad seal. Pitsat või isegi see veiniks, aga see toidu kvaliteet, mida nad siis tarbivad, see on tegelikult ju väga kurb. Ja ma ei taha siin vängeid sõnu välja öelda, sest et ma olen ka tuntud nende ütlemiste poolest, et sööd ennast surnuks ja jood ennast surnuks ja sööd ainult S-tähega asja, selle asemel, et süüa päris toitu. Nii et ma väga julgustan kõiki inimesi, kes armastavad ja Eesti inimesed käivad järjest rohkem, eks ju, puhkusreisidele, et sööge seda päris toitu, mis seal pakutakse. See, mis päriselt on kasvanud kuskil, kas maa peal või puu otsas, mitte rasvas, fritüülitud ja nii edasi. No aga seal on ju need puuviljad, sest mulle põletiku episoodist jäi nüüd ikkagi natukene arusaamatuks, palju neid puuvilju siis süüa võib? Pärbseente kontekstis oleks alati hea, et meie soolestik ei saaks liiga palju aineid, mis käärivad, ehk siis igasugused suhkrud. Et peab olema tasakaal. Ongi need põhiprintsiibid, et on kohalik ja hooaegne ja mõõdukas tarbimine nii palju kui vaja. Puuviljade liigtarbimine on väga suur probleem ja me räägime siin madala kvaliteediga toidust, mis kindlasti ei ole kasvatatud sinu heaks või sinu tervise jaoks. Et kui ma lähen Rimisse või Prismasse, ostan sealt mingeid neid õunu ja siis on tõenäoline, et need ei ole kõige paremas. Need on kõik aretatud hästi suure suhkrusisaldusega. Muidugi, kui seal kontrollitakse mingid pestitsiide ja seda, ma usun, et seda kontrollitakse, aga see kindlasti ei ole see õun, mida sinu keha tahaks sisse saada. Sa ju saad aru sellest, et sinu keha tahab saada ikkagi oma ajast õuna, eks. Aga mitte mahlana, nagu selgus põletiku episoodis. No ja mitte mahla, just õuna, sest õun on ju kiudaine, ehk siis viljaliha, mis takistab selle fruktoosi ja suhkru imendumist. Muidugi selles mõttes on see palju parem kui mahla või isegi smuuti. Ja miks see smuuti ei ole kõige parem, sest meie süsivesikute seedimine algab juba suus, aga smuutid sa kohe neelad alla.
sul jääb üks osa seedimisest, loomulikust seedimisest välja sellest protsessist, et osa süsivesikutest liigub sul edasi maost ja võib ka rohkem käärima hakata. Nii et kui sa smuutid jood puuviljaga, alati hoia seda natuke suus, sest siis suus oleva mülaas, ensüüm, mis lagundab suhkruid, hakkab juba tööle ja siis see jõuab veel sinna edasi makku ja siis selleks ajaks, kui see jõuab juba soolestikku, see on juba natuke osaliselt ära seeditud. Aga kas sama kehtib siis ka värskelt pressitud mahla kohta? Ja muidugi kõik, mis on magus, mida sa alla neelad, et tuleb alati suus hoida. No vaata, taas kujuta ette, et meie ensüümsüsteemid on arenenud mitte praegu, neid on miljonid, mitte sadade tuhande aastate jooksul siis on arenenud. Siis, kui ei olnud ei mahlapressi ega midagi. Sa sõid õuna, sa hakkad seda närima, mäluma ja alles siis hakkas see süsteem tööle. Praegu sa jood mahla, sa jood smuutid, sa praegu on igasugused need püree smuutid ja kõik see, et sa saad lihtsalt toidu asemele midagi alla neelata. Sa ei saagi aru, et sa midagi sõid. Aga tegelikult sa said sellega, ma ei tea, 30 grammi süsiveesikuid, mis on juba sinu ööpäevane suhkrute vajadus või 25 grammi suhkrut, mis ongi sinu ööpäevane vajadus. Ja mahladega on veel see konks, et kui sa näiteks ise pressid, oletame apelsini mahla, siis selleks, et saada klaasi täis apelsini mahla, vaata millise koguse, kas sa oled võimeline kõik need apelsinid ära sööma, sest tegelikult kui sa sööd tervet apelsini võuna, sa sööd ühe ära, sul on tegelikult kõht täis, aga klaasis sa jood 5-7 apelsini võrra suhkruvett ja sama on õunamahlaga. Pole mõelnudki. Et mina alati lastele seletan, eriti tänapäeval, kus on tõesti enamus puuviljad on aretatud väga suhkrurohkeks, nad algselt olid poole appumad ja poole suhkruvaesemad. Mina ütlen alati, et puuvilja on magustoit ja seda pead sööma sama tundega nagu magustoit. Muidugi ta on parem kui jäätis, sest seal on kiudained, seal on vitamiinid, seal on nii palju enam, kui on ütleme jäätises või kommis, aga veresuhkru seisukohalt on ikkagi magustoit. Et sul peab olema ikkagi need kiudained ja valgud ja rasvained all ja siis sa sööd selle puuvilja magustoiduks. Aga mida siis peaks nüüd inimene igapäevaselt sööma, et hoida see põletiku tase madalal, et ei hakkaks mingit halb pärmseen vohama? Mis see menüü peaks meil siis olema? Selle pärmseene vohamine ei kõla kuidagi minu sõna jaoks. No mul on see natuke arusaamatu. Ma mõistan. Ei, väga hästi. Lihtsalt selle vohamise, et sellest üldiselt ei ole midagi halba, kui pärmseent on natuke üle normi. Lihtsalt üle jäänud kogu keha tasakaal peab olema tasakaalus. Me võime toiduga, võime suhkru piiramisega, me võime mõne tabletiga mingi, ma ei tea, selle flukonasooliga selle seene liigkasvu pärssida, aga siis me peame nii palju soodsat pinda ja väetist anda muule või muu jaoks selleks, et see aitaks asendada seda, et las sellel pärmseenel jääb mingi väike osa, et me ei taha seda lõplikult ära tühistada, see tuleb nii pärast. Me suudleme, me sööme samast toidunõust ja neid bakterid meil tuleb nii sisse, ka seda helikobakterit me saame nii ja kõik muu. Toitumise poole pealt see toit peab olema tasakaalustatud, aga lähtume ikkagi süsivesikute vaesest põhiprintsiibist. Liht süsivesikud kõik võimalusel välja, kõik suhkrurikkad toidud, kõik saiakesed, kõik moosid, jäätised, šokolaadist rääkides 87% on okei, ja pluss ülejäänud, pigem vähem. Siis kiudained, meil on olemas prebiotilised kiudained, kõige kuulsamad, kõige paremad prebiotilised ained soole mikrobiomi jaoks on siis sibul, küüslauk, roheline banaan, tõesti see toores banaan, mida ma igapäevaselt muidu ei soovita süüa, siis kui näiteks kõhulahtisus või mingi düsbioos või alles antibiootikumi sõita, siis seda toorbanaani võib süüa. Lisaks artišokid ja psüllium ja glukomanaan, inuliin, neid aineid on päris palju ja need nimetataksegi kiudaine või kiudainete segu, marjad, pähklid, seemned, hapukapsas, hapukurgid, aga järgige vaadake, et seal ei oleks suhkrut peal, eks, ja et see ei oleks marineeritud. Ma selle peale öelda. Sest see on üks teema, millega ma olen väga palju maadelt, just seesama, et kõik need kimshid ja asjad, kui nad on suhkruga käivitatud, siis Austraalia tippteadlased on tõestanud, et suhkur ei fermenteeru välja. Öelge palun, doktor Saadi, et te teate
teadsite seda? Ja, see on üks asi, ja see on väga oluline ja ma näen seda kimchid, ma sellepärast ka ei osta, see on minu jaoks lihtsalt kahtlane ja ma nüüd päriselt aru ei saa, et kui sinna mõnes on ka näiteks jäädikas lisatud, et siis see nullib ära üldse kogu selle kasu. Ma kingin teile tänutäheks, et te meie podcasti tulite oma fermenteerimiskursuse, mis on Austraalia tippteadlaste siis retsepti järgi tehtud. Ja see on tõeline, fantastiline kasvulava headele bakteritele, nii et ma soovitan teil see läbi vaadata ja läbi teha ja siis anda mulle tagasisidet, et kuidas see teie siis tarkuse silma läbi tundub. Väga, väga lahe, aitäh. Aga ma tahtsin veel toidust rääkida, et meil näiteks seened veel jäid mainimata. Eesti seened, metsaseened, kõik, aga pigem hapendatud, kas värsked, külmutatud, kuivatatud või hapendatud, mitte marineeritud. Aga need, mis poes on, need šampinjonid ja kõik? Üldiselt sobivad, ütleme, need sisaldavad ka need beta-glükaane, mis immuunsüsteemi stimuleerib ja need on ikkagi kiudained. Need sisuliselt kõik kiudained sobivad meile jaoks. Nii et kui me plaanime näiteks antibiootikume võtma, siis sellel lapsele või naisele või mehele tuleb ohtralt anda kiudaineid. Kohe tuleb joosta apteeki ja osta kiudainet segu, näiteks see võib olla ka ekoša mingi soolepuhastuse segu, aga mitte nii palju korraga anda, et kõhu lahti teha, aga lihtsalt natuke vähem. Ja sellele lisaks et siis küüslauk ja sibul ja need võivad ka olla töödeldud, praetud või keedetud ja prebiootikumid, meil on ka olemas postbiootikumid. Näiteks meil on apteegis üks selline toode nimega Molkosan. See on piimhappe ekstrakt või vedelik ja see on ka väga kasulik meie mikrobiomi jaoks. Ühesõnaga selleks, et kandidat oleks vähem ja põletikus soolestikus oleks vähem, peab olema meil nii palju baktereid, oma baktereid, et nad saaksid piisavalt toota põletiku vastaseid aineid. Selleks neil on vaja prebiootikum'e, selleks on neil vaja rahu. Rahu see tähendab seda, uuringud näitavad, et mida rohkem inimesed on siis selles uuringus mediteerinud, seda paremas seisus neil oli soole mikrobioom, seda rohkem bakterid oli sees. Ja neid inimesed, mis olid kõige usinamad mediteerijad, nendel oli seal üldse, seal nagu vanuste järgi ka võrreldi ja nendel eakamatel inimestel oli mikrobiomi seis selline nagu 30-aastastel inimestel, siis umbes 20-30 aastat tagasi. See tähendab, et me kõik peame mediteerima, aga meil on kõik muud praktikad. See mediteerimine on ka ju tegelikult lihtsalt see, et sa lihtsalt oled vaikuses, sa ei pea nagu mingi tegema. Võid, aga ei pea, tõesti piisab sellest, et kui sa jõuad sellesse nirvanasse võib-olla, kuidas seda nimetada, ja ka taas kõik laulmine, eriti madalatel toonidel laulmine, ümisemine ja taas kõik need massaažid, joogad, mina olen kristlane, mina palvetan. Just. Ehk siis ka palvetamine, et selles mõttes ei pea tingimata pöörduma idapraktikate suunas, võib ka kristlikke praktikaid rakendada just palveks ja meditatsiooniks, et sa võtad ühe piiblisalmi aluseks ja mediteerid selle peale. Ja sellel on põletiku vastane mõju ja seda on mõõdetud Ramadani näitel, kus nad siis ei söö ja siis palvetavad ja või mingid seal ka võeti, ma nüüd ei mäleta täpselt kui kaua see uuring kestis, aga see vähendas põletikulisi näitajaid. Üks asi veel, et toitumine, kas seal peaks siis kõik see, mida te mainisite, sinna juurde siis liha ja kala? Ja, liha, kala, munad, hapupiimatooted, seened, marjad, metsamarjad eriti, pähklid, seemned. Aga kui oled taimetoitlane? Üldiselt mul ei ole mitte midagi selle vastu, aga lihtsalt see pead olema teadlik. Taimetoitlastele siis tofu või oad on see peamine. Oad, nii, kuna ma jälgin seda, mis mul ei tule nimi meelde on ju, kes tegi selle Netflixi dokisarja Blue Zone'idest. Ja kogu aeg uudiskirjades Dan Butler oli ta nimi vist, et on kogu aeg, kuidas peab sööma ube ja iga päev, kui sa tahad tervelt ja kaua elada. Kas on nii? Osa teadlastest pakuvad seda teha. Me teame, et oad, kui need on hästi töödeldud, nende lektiinide tase on väga väike, on väga madal, siis nende ainete, mis soole seina kahjustavad, on väga madal. Nii et sisuliselt võib, aga oad on ka erinevad, kaunviljad on ka erinevad. Meil on kõrge süsivesikuisaldusega ja töödeldud ala näiteks kikerhernetest hummus.
see on ainevahetuslikus kontekstis halb toit, sest see on juba eeltöödeldud, aga kui sa sööd näiteks roheliseid herneid või tumedaid mustasid või punaseid ube ise, no tähendab, et neid võivad ka olla konserveeritud, aga mälud neid ise, see on palju parem, sest see ei ole eeltöödeldud ja seal suhkrut ei ole nii palju, et see ei imendu kohe sisse ja ei tõsta sul endal veresuhkrut. Aga muidu oad on üsna süsivesikuta rikkad toidud, neid pigem tuleb süüa mingi muu toiduga, aga tuleb arvestada, et oad võivad ka näiteks takistada teatud mineraalide imendumist, sest võivad sisaldada lektiine või fütaate, aineid, mis takistavadki näiteks raua, magneesiumi, tsingi, kaltsiumi imendumist. Aga muidu on väga hea. Ühesõnaga kõik, mis me laseme nii-öelda sodiks, kas siis on hummus või on see siis või smuutid, ja pigem mõelda lapsele hammasteta imikule. Aga miks? Mingi köögivilja smuuti võib sobida või juba eakale inimesele, kellel hambaid ei ole. Aga miks meil see mälumine on siis nagu oluline? See ongi nii oluline selleks, et meie aju töötaks hästi, et meie näonärvid töötaksid hästi, et ajuverevarustus püsiks korras, et mälumislihased, hambad, igemed oleksid korras. No, kogu süsteem on ju läbi mõeldud nii kõrgeimal tasandil või tasemel, et me ei kujutagi ette, kuivõrd on see oluline. Loodus kõik mõtles läbi, kuidas see toidu otsimine, leidmine ja seenimine peaks välja nägema. Me peame sellest lähtuma. Okay. Ja samas on, kui sa võtad toidu suhu, siis suuensüümid annavad juba ajule märku, mis toiduainega on tegu, millist ensüümi peab hakkama kõht eritama selleks, et toit üldse seediks. Ja sellepärast need segutoidud ja need püreestatud toidud, lisaks, et seal pole kiudaineid, su aju ei saa aru, et millega natuke õuna, natuke seda, ja ta ei saa, kuna kiudainet ka ei ole, ta ei saa üldse aru, mida ta peab seedima. Ja see ongi siuke, see on nii suur teadus kõik, et tundub, et see elamine on väga keeruline. Aga on üks väga oluline teema ja mis puudutab või mis huvitab väga paljusid naisi, on toidulisandid. Mida me siis peame võtma, kuidas neid võtta ja kas ma ikkagi ennem peaksin tegema vereanalüüsid, kui ma hakkan midagi lihtsalt endale sisse krõbistama või kapslid alla neelama? Oleks hea vereproove ära teha. Meil kõige lihtsamad, kõige lihtsamad ei pruugi kõige kallimad olla vereanalüüsid, kõik need D-vitamiinid ja B12 ja folaat, et neid võib ka väiksema vaevaga kontrollida. Kõik muud vitamiinid, mineraalid ikkagi üsna kalliks võib see asi minna. Seda ei pea ka kord kuus tegema, et seda võib kord 2-3 aasta tagant teha, lihtsalt las see maksab mingi 400 eurot või 500 eurot, aga see on üks selline korralik kingitus, et sa tead vähemalt, kas seda on vaja üldse võtta või mitte. Ma räägin näiteks B1, B6 vitamiin, C-vitamiin, sink, Q10, paljud võtavad seda niisama ja kui me teeme selle Q10 testi, ma näen, et mõnel inimesel see tase võib näiteks olla 9, kuigi see ülemine piir on näiteks 2. Võetakse ikkagi nii suurtes kogustes. D-vitamiini ka ma olen näinud üle 300 neid tulemusi, kuigi kuskil 100 kandis võiks see olla. Aga lisanditest kõige kuulsamad lisandid on magneesium. Magneesium pigem sellises paremini imenduvas vormis, kas bisglütsinaat või glütsinaat, tsitraat, malaat või treonaat, L-treonaat. Kõik vanad vormid, alalaktaat või oksiid, näiteks mida me leiame paljudes kapslites, tablettides, mis on hästi kuulsad meil, neid pigem ei kasutata, neid halvasti imenduvad ja pigem lahtistina töötavad. Veel omega-3-st praegu räägitakse palju, et kapslides ja ka pudelites mitte rääsunud kujul, seda on väga raske leida. Sest siis võtta neid vedela kujul? Sellega on keeruline ikkagi, et leida sellist, neid uuringuid ka tehakse vahest või siis harva, kus kontrollitakse, kui palju siis leti pealt lihtsalt võetud need lisandid, kui palju oli seal mitte rääsunud õli sees, sest omega-3 või see kalaõli läheb halvaks päris kiiresti ja ka neist tursamaksa ka ju soovitatakse süüa, kui te teete selle lahtikarbi 12 tundi näiteks, see on ja siis seda juba enam ei soovitata süüa ja seda vedelikku mitte juua seda õli. Nii et võib võtta, ma ise tarbin, näiteks mul on 2 lemmikut, on üks Fjord, mida ma ise tarbin ja soovitan paljudele, sest see on hästi kontsentreeritud. Teiseks on see omega-3 Omex EcoShow oma,
ja kolmandaks on see VHC, WHC, et tundub, et seal on hea kvaliteediga, ka hinnatase enam-vähem ja kõrgkontsentreeritud, mis on ka oluline, sest alati tuleb vaadata seda, kui palju omega-3 on selle kapsli sees. Purgi peal võib olla kirjas 1000. Aga 1000 võib olla kalaõli, mitte omega sees. Sellest 1000 võib olla omega-3 300. Ja meie vajadus päevas keskmiselt 1000 kuni 3000. Nii et teil tuleb võtta vähemalt 3, veel parem 4 või 5 või 6 kapslit selleks, et seda õiget annust saavutada. Nii et vaadake alati omega-3 sisaldust EPA plus DHA, EPA plus DHA, nende kogus peab olema kuskil üle 1000 päevas. Lisaks D3 vitamiini, praegu D3 me täiskasvanutele enam üksi ei soovitata, pigem alati K2 vitamiiniga koos nüüd, sest D3 soodustab kaltsiumi imendumist, aga K2 ütleb sellele kaltsiumile, kuhu ta peab minema, et mitte siis veresoontesse, luudesse, vaid luudesse ja hammastesse. Naistele võib ka soovitada, näiteks eriti nendele, kellel on rauavaegus, võib soovitada tõesti midagi raua imendumise parandamiseks, C-vitamiini juurde või siis rauda bisglütsinaadi vormis, näiteks see Ecosh, see ei ole ka reklaam otseselt minu poolt, aga lihtsalt mulle meeldib see, ma näen see Ecosh raua kompleks. Ja kui ma söön maksa, verivorsti, selliseid asju? Verivorst ei pruugi sobida väga, eks seal nii enam maksa, palun väga, kui sööte pasteeti ja palun ka sööge palju rauda ja B12 vitamiini, aga paljudel inimestel imendumishäirete tõttu, näiteks krooniline gastriit, maopõletik või krooniline 12 sõrmiksoolapõletik duodeniit, näiteks kroonilise stressi foonil, see raud lihtsalt ei imendu. Ja aga rauda ei saa ju ka niisama võtta, ikkagi peaks nagu enne kontrollima. Ja rauda pigem niisama ei võeta, sest raud on ka prooksüdatiivne aine, et see pigem võib näiteks ka vananemist pigem soodustada või näiteks põletikku pigem soodustada, kui seda on liiga palju. Nii et ainult näidustustel. No mis veel näiteks, mida veel sageli kasutatakse, ongi näiteks Q10 erinevad muud mineraalid või siis vitamiinid ja ülemineku ajal kasutatakse fütoöstrogeenide allikaid, et näiteks sooja kontsentraati või sooja isoflavanoide või näiteks tsimicifuga või seda ühesõnaga aineid. Kurkum, põletiku vastane. Ja kurkum, boswellia, igasugused seened, reishi, shiitaki ja võib ka muidu lihtsalt niisama austerservikuid süüa. Neid seenetinktuure, neid te soovitate? Ecoshil on ka mingid seenekapslid? Mitte magusaid. On ka väga hea kohvi asendaja, on seene kohvi. Ja ma olen näinud ka. See on väga hea. Okei, mis me siis nüüd seal, kuidas me selle pärmseene episoodi nüüd kokku võtame? No hea uudis on see, et seened on meie organismis teretulnud. Ja nendega võideldes me ei pea neid tapma, vaid me peame looma siis rikkalikku mikrofloorat, toitma oma soolestiku siis heade bakteritega, et tekiks tasakaal. Mis me veel saime teada? Ja sööma veel juurde seeni ja võtma ka seenetinktuure, kus ei ole suhkurt. Ja ma tahtsin veel öelda sellist olulist asja, millest ma ei ole maininud, millest ma ei ole rääkinud. Sellest keskkonnas, see happeline ja aluseline keskkond, see tegelikult kandida või see pärmseene kontekstis on see üsna oluline, sest meil erinevad bakterid, meil on kehas seede, kulglas on erinevad osakonnad, maos on siis happeline, edasi läheb natuke aluselisemaks ja siis natuke happelisemaks ja siis lõpuks juba neutraalne keskkond. Ja seallegi elavad erinevad bakterid. Nii et me ei tea, kus näiteks kandida elab. Kas ta elab parasjagu meil peensoole alguses või keskel või lõpus, kus on seal neutraalne keskkond, seda me ei tea. Aga me teame, et meie keha armastab, et oleks pH tasakaalus igas osakonnas. Mida rohkem me sööme magusad, seda rohkem me happelisemaks muudame oma keskkonda, mitte verd, aga vedelikke keskkonda ja limaskestade keskkonda. Ja sellest tulenevalt ja kõik süsivesikud pigem soodustavad millegi kasvu, mis ei tohiks selles selleks ette nähtud piirkonnas elada. Nii et sööme seda, mis stimuleerib õigeid asju, teeme trenni, naudime elu, kasutame rahustavaid igasuguseid sekkumisi uitnärvi stimuleerimiseks, laulmist, palvetamist, mantrate lugemist, käime õues, sest päiksevalgus stimuleerib immuunsust ja ei lase võõrliikidel
paljuneda. No see mantrate lugemine muidu ma juba kuulen, kuidas on paljud eestlaste jaoks, mis mantraid ma pean lugema. No see om, eks ole, om on kõige kuulsam, eks sisuliselt on nagu ümisemine selline või mis on, om mani padmi hum. Me ei pea tingimata neid idapraktikate suunas minema, kes ei Ja. soovi, et on igasugune laulmine stimuleerib uitnärvi ja igasugune palvetamine stimuleerib samuti seda rahusüsteemi, et siis igaüks valib vastavalt oma uskumuste kohaselt. Jah, suur tänu, doktor Saadi, sest minust meil on nii palju veel rääkimata, mul on nii palju küsimusi. Aga tuleb teha jätku episoodidega, siin muud ei jää üle. Ma saan aru, et meie kõigi eesmärk on aidata tegelikult inimesi ennast aidata. Et see on vist meie kõigi suur missioon. Aga tõesti, suur tänu. Aitäh.